No nii, tere õhtust. Tänase päeva mõte on palmipuude püha ja on kirjas, et kogudus tuleb kokku ja lehvitab palmiokstega, aga ma näen, et keegi ei ole võtnud ühtegi oksa kaasa. Et ei olnud vist öeldud ka, et on vaja. Nii et jätame lehvitamise ära, aga mõtleme nendele sündmustele ja oleme siis, loen sõna ka selle kohase. Ja meil on täna hea meel ka tervitada külalisi. Paned tähele, 2 kohe korraga. Ja Andrus, kes on seotud Läänemaaga ja Janek, kes on juba seotud Haapsaluga, nii et tema armas tütar on Haapsalu kodanik. Ja. Nii et tore. Mehi tõmbab lääne poole. Ja see on hea. Nii et saame siis osa sellest, mis Jumal on Janekile südamele pannud rääkida ja Andrusele, mis on Jumal südamele pannud laulda meiega koos. Nii ja? Nii ja? Suurepärane. No hea küll, teeme siis nii. Loen selle lõigu ka, mis räägib sellest palmipuude püha sündmusest. Miks pärast see pühapäev on täna palmipuude pühaks nimetatud? Minu lapselapsed arvavad, et see on nende pärast, sest neil on perekonna nimeks palmpuu. See on väga haruldane perekonna nimi ja vanaema on öelnud, et kuna palmpuusi on vähe, siis see on meie püha. Ja siis nad tähistavad seda ka ühiselt, aga tegelikult on siis selle sündmuse või selle pühapäeva nimetamise ajendiks üks sündmus, kui Jeesus tuleb Jeruusalemma ja me astume tegelikult vaiksesse nädalasse. On niisugune suure kontrasti nädal, et ta tuleb suurte tervituste ja ovatsioonide ja tseremoonia saatel ja pühapäeval siis me saame juba ülestõusmist püha tähistada. Ja siis on meie koguduse aastapäev ka. Nii et tere tulemast kõigile kell 5. See on Luuka evangeelium 19:28 ja kui Jeesus seda oli rääkinud, läks ta edasi Jeruusalemma poole ja see sündis, kui ta jõudis Betfage ja Betania lähedale mäe juurde, mida hüütakse õlimäeks. Ja ta läkitas 2 jüngritest, öeldes, minge vastaskülla, kuhu jõudes te leiate kinni seotud sälu, kelle seljas ei ole istunud kunagi ükski inimene. Päästke see lahti ja tooge siia. Ja kui keegi peaks teilt küsima, miks teda lahti päästate, siis öelge, et issand vajab teda. Läkitatud aga läksid ja leidsid kõik just nagu Jeesus neile oli öelnud. Ja kui nad sälu lahti päästsid, ütlesid nende omanikud neile, miks te sälu lahti päästate? Ja nemad ütlesid, issand vajab teda. Ja nad tõid selle Jeesuse juurde, heitsid oma rõivad sälu peale ning panid Jeesuse tema selga istuma. Aga kui ta hakkas liikuma, laotasid nad oma rõivajad tee peale. Aga kui Jeesus juba oli sinna lähedale sai, kus minnakse õlimäelt alla, hakkas kogu jüngrite hulk rõõmustades valju häälega Jumalat kiitma kõigi vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud. Õnnistatud olgu, kes tuleb kuningas issanda nimel, rahu taevas ja kirkus kõrgustes. Ja mõned variserid rahva hulgast ütlesid Jeesusele, õpetaja, hoiata oma jüngreid. Ta vastas, ma ütlen teile, kui need vaikiksid, peaksid kivid hakkama kisendama. Amen. Et selline lugu. Ja kui sa panid tähele, siis selles lõigus oli sellele eeslile pühendatud rohkem teksti kui Jeesusele. Ja kui siis see protsessioon seal liikuma hakkas, siis ka selle, meil ei ole seda kirjas, aga võib-olla eesel tundis ennast üsna suurejooneliselt seal. Ühelegi teisele eeslile selline au osaks ei langenud, aga see kõik oli Jeesuse pärast ja selle pärast, et Vanas Testamendis on, et kiri läheks täide. Ja see, mida rahvas hüüdis, oli ka prohvetlik, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Kui sa tahad uuri seda, otsi piiblist seda teksti, mis selle kohta on öeldud, mis Jumala tõotus on, et mis siis hakkab juhtuma, kui rahvas hakkab ütlema,
et õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. See on väga huvitav. Ma olen kunagi jutluse rääkinud, sa võid seda siis hiljem oma märkmetest järgi vaadata. Jah, just. Õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. See on messia kuulutus. Nii et see on väga huvitav. Nii et suurejooneline saabumine Jeruusalemma ja siis kõik need sündmused, mis sellele järgnesid ja järgmisel nädala jooksul siis saad mõtiskleda kaasa. Nii et meil on siis kogunemine pühapäeval kell 5 ja reedel kell 7. Nii, aga enne kui me ülistama hakkame, ma tahaks ühe asja ära lahendada siin või õigemini, et võlga ei jääks. Meil olid siin tähtsad sünnipäevad vahepeal. Kuskil on Tiina. Kus Tiina on? Tiina on seal taga. Tahaks Tiina lileda anda väikse kommikarviga. Tal oli vist isegi juubel. Isa taevas, täname sind, et oleme saanud tulla sinu nimel siia paika ja sina näed igat ühte meist, meie südameid, meie mõtteid, meie olemist, valmisolekut kohtuda sinuga täna siin. Ja kui me lugesime seda sündmust ja seda suurejoonelist tervitust, mida jüngrid andsid Jeesusele ja variserid selle üle nurisesid ja kivid hakkavad kisendama. Issand, siis me ei ole täna mingid kivid siin ja meil on olla põhjust tänulikud ja ülistada sind. Sina oled issand, sina oled kuningas ja me tervitame sind siin, selles paigas, Haapsalu linnas täna. Et sina võiks olla siin meie keskel ülendatud ja ülistatud, kuningate kuningas ja issandate issand. Me täname, et sinu vaim on siin liikumas. Issand, igahe südant puudutamas, kes seda vajab. Täname, et su vägi on piisav täna iga ühe jaoks, kes vajab ühte väepuudutust tervenemiseks või vabanemiseks, elumuutuseks, siis sina oled siin meie keskel ja me tahame ülistada nüüd sind ühel meelel, ühe suu ja ühe meelega. Amen. Tervist! Mul ei ole kahjuks ühtegi temaatilist palmipuude pühade laulu. Aga me võime ühes laulus laulda halleluja asemel näiteks Hosanna või Hosianna, siis juba hakkab minema. Ma usun, et paljud lood on üsna tuttavad teile, nii et esimene lugu näiteks Julgelt tule, meie kallis vend Timo Lige on selle autor, nii et ma eeldan, et kindlasti laulate seda siin. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Armastuses tegid tee meid, astuda võin sinu ette ma. Sinu armust ja mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu valges, sinu valges, sinu valges seisan ma, seisan ma. Sinu valges, sinu valges, sinu
seisan ma. Julgelt tulen su trooni ette, teades, et sa ootad mind. Jätan maha süü ja häbi, teades, et on makstud hind. Armastuses tegid tee meil, astuda võin sinu ette maa. Ja sinu armus mitte miski lahutada enam mind ei saa. Sinu valges, sinu valges, sinu valges seisan ma, seisan ma. Sinu valges, sinu valges, sinu valges seisan ma, seisan ma. Laulame ükskord veel seda. Ja sinu valges, sinu valges, sinu valges seisan ma, seisan ma. Sinu valges, sinu valges, sinu valges seisan ma, seisan ma. Tänu sulle, Isa. Ma usun, vaat siin me võime küll refräänis halleluja muuta. Proovime, ma pole kunagi nii proovinud, aga halleluja asemel äkki Hosanna. Ma usun Isa, Poega, Püha Vaimu. Ma usun lunastusse ka. Ma usun, et minu ees surid. Ma usun, üles tõusid sa. Ma usun, et su sõnas on vägi. Ma usun, et su veri puhastab. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuled taas. Hosianna, 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 sind kiidan ma. Hosianna, 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 sind kiidan ma. Ma usun Isa, Poega, Püha Vaimu. Ma usun lunastusse ka. Ma usun, et minu ees suri.
ma usun üles tõusid sa. Ma usun, et su sõnas on vägi. Ma usun, et su veri puhastab. Ma usun, oled maa ja taeva looja. Ma usun, et sa tuletad. Hosianna, 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 sind kiidan ma. 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 Seda laulu te võib-olla ei ole kuulnud, aga ma arvan, see on nii lihtne kaasa laulda. Üks hetk ma peab noota panema. Mu hing täis kiitust on sinule, sest hommikul sain uue alguse. Ei muud kui loota su armule, su sõna toob valguse. Täis kiitust on sinule, sest päeval mind kannatka valudes. Taevane isa, sind usaldan, su kätele heidan end. Täis kiitust on sinule, kui päevatöö tõmbub koomale, siis kinnitad mind ja edasi viib, see elu siin maa peal vaid viib. Täis kiitust on sinule, siis kui päev veerend õhtusse, padjale panen ma väsinud pea, ka unes sul loodan vaid ma. Isa, me ülistame sind, me täname sind, et tänase päeva eest on meile uus algus antud. Me täname sind iga päeva eest.
ülistame ja kiidame sind, sest sa oled nii hea ja sinu heldus kestab igavesti. Me loodame täiesti sinu armu peale. Üks hästi vana laul, ma arvan, enamust teavad seda. Issanda arm, ei sel pole piire. Ta heldus me vastu on lõpmata suur. See on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su uus, o Jumal. Suur on su usta, Issanda arm, ei sel pole piire. Ta heldus me vastu on lõpmata suur. Ja see on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su uus, o Jumal. Suur on su usta. O tänu sulle. Issanda arm, ei sel pole piire. Ta heldus me vastu on lõpmata suur. See on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su uus, o Jumal. Suur on su usta. Ja laulame seda ükskord veel. Issanda arm, Issanda arm, ei sel pole piire. Ta heldus me vastu on lõpmata suur. See on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su uus, o Jumal. Suur on su usta. See on uus iga hommik, see on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su uus, o Jumal. Suur on su usta. Ja tänu, Jeesus. Ja tänu, Jeesus. Ja tänu, Jeesus. Siin ma tahan kiita, siin ma tahan teenida. Tänu, Jeesus. Tänu, Jeesus. Ja tänu, Jeesus. Siin ma tahan kiita, siin ma tahan teenida. O tänu sulle, tänu, Jeesus. Ja tänu, Jeesus. Ja tänu, Jeesus. Ja siin ma tahan kiita, siin ma tahan teenida. O tänu sulle, tänu sulle, Jeesus. Ja tänu sulle, Jeesus. O tänu, Jeesus. Ja siin ma tahan kiita,
sind ma tahan teenida ja sind ma tahan kiita ja sind ma tahan teenida ja sind ma tahan kiita ja sind ma tahan teenida. Nii, tere, võite istuda. Rõõm on olla taas teie keskel. Aastake või nii on juba vist läinud. Peeter varvas, et äkki 2 aastat juba. Arvan, et päris 2 vist ei ole, aga natuke aega läheb, et ega see, ma ei tea, kas see tuleb see vanusega või millega see tuleb, aga et sisuliselt on nii, et kui jõulud on, siis hakka juba mõtlema sellele jaanitulele ja tegelikult ma ei tea, kas teil on juba jõulupeoplaanid tehtud, et mis kaunistused ja kes kuuse toob ja tegelikult oleks juba aeg mõelda, ega see enam kaugel ei ole, uskuge mind. Aga igal juhul hea on aeg-ajalt ikka käia teid siin vaatamas ja teil on vist suuremat pulti vaegule. Mul on nii palju häid asju vahepeal kogunenud, et ma rikkaks saanud, arvuti ja puha ja et siis kuidas tegelikult ei ole vahet, ei saab hakkama. Aga et ütleme nii, et kui kogudus kasvab ja siis pult läheb ka tavaliselt suuremaks. Olete tähele pannud? Ma ei tea, kas te olete näinud. Suuremates kirikutes on juba suuremad puldid. Aga ma ei tea, kui paljusid me oleme siin koos näinud, aga on siin ka uusi inimesi võib-olla, keda ma ei ole nii väga näinud. Jah, Peeter juba natukene mainis, minu vanem tütar kolis Haapsallu, nii et mul on põhjust siia tulla. Kuigi täna juhtus niimoodi, et nad sõitsid tee peal vastu, seepärast, et neil on Tallinnast parasjagu teenistusi. Et isa ei saanudki vaatama minna neid, aga nad on väga rahul selle linnaga siin ja planeerivad oma edaspidistki elu siis siin teie kaunis linnas veeta, nii et teevad siin natukene ka sellist osadusgruppi ja ma sain aru, et nad on siingi käinud noortega ja nii, et vaatame siis, mida Jumal siis ka nende kaudu teeb. Nii et see võib tähendada seda, et ma hakkan ka vist siia kanti siis tihedamalt sattuma. Ma ei tea, kui hea see on, aga kuulge, lähme kohe asja juurde, sest nagu ma Peeter ütlesin, tegelikult on väga hea, et ma väga tihti ei käi siin aastas korra või niimoodi, et siis on jälle midagi nagu öelda, et vaata, kui sa liiga tihti käid, sõbral ei tasu ka liiga tihti külla minna, et see tüdineb ära su nii-öelda sinust. Et muidugi nii ei ole, aga mul on tegelikult täna päris mitu asja, mis ma tahaksin teiega jagada, sest eks meil kõigil elud ju lähevad nii, nagu lähevad ja kui me tuleme kokku kirikuna, siis ilmselgelt, kui ma mõtlen aasta aega tagasi või kui sa mõtled ise aasta aega tagasi, siis täna sa oled hoopis teise koha peal. Ja vahel on isegi nii, et eelmine nädal sa olid ka teise koha peal, kui sa täna oled. Ja ma olen aru saanud seda, et kirikus ongi nii, et kogu see atmosfäär või see õhkkond, mis siin täna on või mismoodi see õhkkond siin on, see sõltub väga palju sellest, mis koha peal sa just parasjagu oled. Ja eks igaüks teab, mis koha peal sa parasjagu oled. On mõni võib-olla mingi hetk, võib-olla täna isegi, kus on mingi valdkond või mingi koht, kus king pigistab.
ja siis sa oled eriti avatud või kuidagi sellel lainel ja võib-olla otsid juhatust või otsid lohutust või ma ei tea, või otsid abi või otsid tervenemist. Ja mõni on võib-olla selle koha peal, et just midagi väga rõõmsat ja toredat sündis ja uskuge mind, kui sellised asjad juhtuvad ja elus on justkui sel hetkel nagu kõik väga hästi, siis inimesed tunduvad ka kohe palju normaalsemad olema ja kõik on kuidagi maailm on kohe ilusam ja rõõmsam, kas pole nii? Ma töötan vahepeal, ma läksin jälle ühte kooli, ma olen nüüd 2 koolis ka, ühes koolis olen siis kehalduskasvatusõpetaja Merivälja koolis, kus mul on 2 esimest klassi, 2 teist klassi ja 2 kolmandat klassi, ehk siis kõige hullemad mõnes mõttes. Tänapäeva lapsed, kes midagi ei karda ja koos vanematega moodustavad sellise seltskonna, kes teavad kindlasti paremini, kuidas kehalise tunde läbi viia kui õpetaja ise. Et sellist suhtumist kohtab peaaegu iga sammul. Ja vahel on ka siis selliseid asju, et kutsutakse sind välja ja räägitakse siis, kuidas tuleb neid tunde läbi viia ja mida täpselt teha tohib ja mida ei tohi. Ja siis ma saangi jälle sellest aru, et vahel on nii, et kui sa pärast hiljem ka saad aru, et keegi on sind sõimanud või õiendanud sinuga või millegagi rahul polnud, siis tuleb välja tegelikult, et võib-olla see inimene ise hoopis läheb lahutusprotsessist läbi ja ta lihtsalt vajab kedagi süüdlast, kellel oma valu ja seda negatiivsust nagu välja lasta. Ega teil ju kunagi sellist asja pole juhtunud, et te olete oma paha meelt kellegi teise peale siis välja elanud. Aga miks ma seda räägin, ongi see, et see kirik või see kogudus, see koosneb nendest inimestest, kes te täna siin olete ja kes me siin täna oleme ja kõik me oleme toonud selle tänase hetke oma elu siia ja ongi nii, et Piibel ütleb ka, et kui te kokku tulete, siis ongi nii, et rõõmustage nendega, kes on rõõmsad ja nutke nendega, kes on parasjagu kurvad ja lohutage ja toetage üksteist ja see kõik on nagu üks osa sellest kogunemisest. Et selles mõttes need online koosolekud ja kui siin olid need asjad kõik kinni ja lukus, siis seda online õlapatsutust ikkagi meie aju ei aktsepteeri. Sa tead seda, et sa võid iseennast ka lohutada ja endale pai teha või patsutada õlale, et sellega tegelikult pidavad aju ära petma ja aju hakkab tootma teatuid hormoone, mis sinu olukorda leevendavad. Loomulikult võib ka keegi teine patsutada, kui sul on keegi kõrval, eks ju, aga kiriku mõte on ka ja Jumala kindlasti eesmärk on see, et ärge jätke maha oma koguduse koos käimisi ja et see on lihtsalt nii oluline ja täna ma hakkangi rääkima sellest, mis minuga on nagu või millest mina olen viimasel ajal nagu indu saanud ja seda siis vaikselt oma koguduses ja mujal ka siis jaganud neid asju, neid viimaseid selliseid arusaamisi üldse sellest, mis ajal me elame ja mis me peaksime tegema nii üksikisikult kui kogudusena ja see puudutab eelkõige sellist ka laiemat pilti, sest te teate, et me oleme siin aastaid ja aastakümneid rääkinud evangeeliumi kuulutamisest ja Jumala kuningriigi levikust ja kõigest sellest, mida me kirikuna tahame teha, aga ma olen kogu aeg mõelnud, et isegi kui vaadata ka ajalukku, et kas kirik on selles nagu õnnestunud või ei ole õnnestunud või mis on selle eelduseks. Kui sa mõtled isegi kas või tänast linna, ärme lähe minna kuskile maailma või isegi Eestimaa peale, vaid läheme kas või Haapsalu peale. Kas Haapsalu, ja ma ei ütle ainult teie kirik, vaid Haapsalu kristlaskond on saavutanud sellise, kuidas seda öelda, tuntuse linna peal. Need on need, kelle juurde tasub minna, kui on probleemid, sest nad tunnevad üleloomulikku Jumalat, kes muudab võimatuid olukordasid täiesti võimalikuks. Nad on need usurahvas, kes sirutavad välja ja võtavad Jumalalt vastu vastuseid, mis pööravad inimese elu täiesti pea peale heas mõttes. Nende poole tasub minna. Mis te arvate, kas enamus või Haapsalu inimesi suhtuvad teie tegemistesse niimoodi, teie inimestesse niimoodi. Nad teavad teid ka ju. Kõik siin, ma arvan, Haapsalu on piisavalt väike koht, et töökohtade kaudu või sugulaste kaudu või seltskondade kaudu, eks me võime ju kõvad jutumehed kõik olla. Ma olen ka naist lohutanud väga tihti, et ma olen abielu asjades teoorias väga tugev. Rõhutan teoorias. Ja probleemides olles, kui mul endal on probleemid, siis
siis see ka millegipärast mu naist ei lohuta, aga ma ütlesin, et ma tegelikult ei ole mõtet, mul ei ole mõtet psühhiaatri juurde minna, kuigi tegelikult on mõtet, kui seal on asi nii kehva. Seepärast ma võin ise endale kirjutada 5 lehekülge, mida ma tegelikult tegema peaksin, andma hinnangu ja siis kirjutama, mida ma tegema peaksin. Lihtsalt asi on selles, ma ei taha seda teha, sest ma olen kangus täis. Ja see on see, et me inimestel ongi nii, et meil on neid mõtteid ja mõistust ja arusaamist ja elutarkust ja kõike seda piisavalt antud ja teoorias me oleme väga tihti, me teame, kuidas nad peaksid olema. Aga praktikas Jeesus ei rääkinud teooriast, ta rääkis ikka praktikast, ta rääkis ikkagi viljadest, on nii. Ja ütles, et head puud tuntakse headest viljadest, et viljade järgi ikkagi me saame konkreetselt näha neid vilju. Kui me näeme neid vilju, millest me räägime, siis meie jutul on mingisugune mõte. Ja ma olen nagu mõelnud sellest evangeeliumi kuulutamisest ja kõigest sellest, miks on see nii oluline, et inimesed tegelikult inimestena võiks jõuda ka see, mida me siin räägime ka väljaspoole neid ruume ja kas see jõuab ja kuidas see jõuab ja mis moel see jõuab. Sest siiamaani on ikkagi olnud nii, et Eesti inimene ei torma esimese asjana. On muidugi erandeid ka, aga üldjoontes Eesti inimene ei torma häda korral nii-öelda kirikusse meelt parandama, pihile, eestpalvele või mida iganes, vaid kipuvad ikkagi sinna nõidede juurde minema. Või mingisugustesse vabastuslaagritesse või ma ei tea, mingisuguse seeni sööma või mis iganes huvitavaid praktikaid veel ei ole, et abi saada. Ja mina tahan lihtsalt küsin iseenda käest, et miks see nii on? Ja kas see on mingisugune meie aja asi praegult või on see mingi Euroopa värk või... Ja siis ma olen nagu läinud ka kaugemale ja mõelnud üleüldse, et ma saan aru seda, et meil ei ole võimalik inimestele evangeeliumi kuulutada, kui ei ole kõrvu, kes kuuleksid või kuulaksid. Ja selleks, et nad hakkaksid kuulama, neil on vaja saada kõigepealt nii-öelda, neile peab see reklaam või see info meist jõudma. Et tegelikult Jumal kasutab meid, me usume nendesse andidesse, me räägime nendest andidest. Aga kui palju me tegelikult praktiseerime seda, kui palju need asjad tegelikult välja tulevad, kui palju need liiguvad edasi väljaspoole kirikut ja kogudust. Sest ütleme, need samad nõided ja jutud, see Kaika Laine seal elas kuskil, ma ei tea, et ta oleks suuri Facebooki või ma ei tea, mis iganes suuri kampaaniaid teinud, vaid ikkagi keegi oli saanud abi ja keegi rääkis teisele ja lõpuks oli nii, nagu meil see Eesti kunagine film oli sinna Niguli juurde järjekord, mäletad, 1000 sõitsid suhteliselt suvalisse kohta. Ja tegelikult mina usun ka seda, et kui elav Jumal on meie keskel ja päriselt teeb asju, mida me loeme piiblist, need asjad muutuvad palju sagedasemaks. Me ei saa need ise tekitada. Ärge saage minust valesti aru, me ei hakka siin mingisugust praktikaid lihtsalt genereerima. Aga see kõik ei ole ainult mitte meie endi pärast, vaid me peame saama aru sellest, et kui me tahame, et meil oleks kõrvad, kes kuuleksid meie perekonnas, meie lapsed, meie lapselapsed, meie töökaaslased, meie sugulased, siis see jutt ja see meie maine heas mõttes peab jõudma enne meid, kui me nendega kokku saame või kui me jõuame nende juttudeni, peab juba jõudma nende kõrvu. Need meie tunnistused, meie elu muutused, kui need on olemas. Ja kui need ei ole olemas, siis on üldse suur küsimärk, et mis me siin teeme. Aga kui need on, siis on minu küsimus, miks need ei jõua väljapoole. Või siis on see, et neid on nii vähe, et need ikkagi hajuvad ära ja nad tegelikult suurt mõju ei avalda. Ja siis ma olen nagu mõelnud, et ma saan aru, et me kõik ootame seda ärkamist ja ma ei tea, kas teil on juba ärkamine käib või... Sest ma olen 30 aastat, me oleme nüüd käinud igasugustel koosolekutel, kus räägitakse, et ärka Eesti ja me tegime ise kunagi Eestimaa ärka asju siin ja nüüd me tegime neid 20 aastat tagasi, eks ju. Aga ma vaatan ikkagi nüüd jälle mingisugused koosolekud jälle, kus on jälle mingid äratuskoosolekud ja tule ja ärka ja ärkame nüüd kõik koos ja minu probleem on selles, ma ei ütle midagi selles halba, aga minu probleem on selles, et kui ma lähen nendele koosolekutele ja ma ütlen, et vabandage, aga ma olen juba ärganud. See on nagu vähe naljakas, et kui sind keegi äratab, eks ju, hommikul ja siis sa ärkad üles, tuleb sul, oled sa noorem, ema, isa tuleb äratab üles või kell või sul on selline tark kell, kes jälgib, kas sa magad või ei maga, eks ju. Ja siis ärkad üles juba ja paned riidesse juba ja siis tuleb jälle, kas sa ei saa aru, tõuse ülesse,
või kell läheb lolliks nii-öelda ja annab sulle veel kord signaali ja teeb kõiksuguseid vastikuid helisid, et sa üles ärkaks. Kas sa saa aru, ma olen juba üles ärganud. Ja tegelikult on ju nii, et ma saan aru, alati keegi magab, selles mõttes on mõtet neid koosolekuid teha, et alati keegi on, kes on ära vajunud ja keda oleks vaja natukene vaimulikult turgutada, ma saan aru sellest mõttest. Aga kui sul on juba seltsimehed, või siis nii-öelda mõned, kes arvavad enda mõistes, et nad on tegelikult üles ärganud, siis järgnevaks oleks küsimus, mis me edasi teeme. Sest nüüd ei ole vaja enam äratada, sest niisugune tuim äratamine nagu 10, 20, 30 aastat, see on hea küll, aga kui me oleme üles ärganud, siis mina tahaks teha või teada seda, mis me edasi teeme. Ja täna ma hakkangi natukene rääkima, ma olen nüüd oma koguduses pannud sellele nimeks kogudus 2.0. Ehk siis me räägime, ma olen hakanud võtma valdkondade kaupa, rääkinud, me oleme teinud seda niimoodi. Ja nüüd on vaja teha see inglise on see upgrade või see tähendab seda, et sa oled, või spordimaailmas, kuna ma olen spordiga tegelen, eks, et kui sa oled nagu, ma ei tea, sul on ka seal kindlasti, Lõukas on seal need lohesurfi nii-öelda, tulevad mingid amatöörid, purjelauad ja lohesurfi sa ei tee või? Seal on ka kindlasti, seal on omad leveli või need tasemed, eks, et tulevad amatöörid ja siis tulevad juba mingid edasi jõudnud, siis on profid. Ja tegelikult on täitsa pastik ka kirikus rääkida sellest, et kui sa oled ikkagi juba mingi aeg tegutsenud, ma ei räägi kiriku vanusest, aga ma räägin ka sinu vaimulikust kasvamisest, sest tegelikult terve see piibel on, kui sa vaatad piibli õpetust, siis Jumal on vägagi põllumehe tüüpi. Ja kasv, loomulik kasv, areng, see on meie eluajal sisse kirjutatud, sellest ei pääse üle ega ümber. Meil ei ole olemas sellist kohta, et ongi nii, et meid on vaja ainult üles äratada ja ära päästa ja siis on kõik, eks ju. Vaid miks ei ole kõik? Sellepärast, et meist sõltub, mitte meist, ma ei taha panna seda liiga survet ka meie peale, Jumalt sõltub rohkem, aga meist sõltub väga palju. Just see, kui palju inimesi veel tunneb või tuleb Jumala juurde läbi nende ärkamiste. Ja ärkamiseks Jumal kasutab inimesi eelkõige. Ma ei ole näinud, et ta kajakaid või metsloomi nii kasutaks, et ikkagi meie oleme need inimesed, kelle kaudu ta inimesteni jõuab ja kelle kaudu ta oma tegusid nii-öelda vahendab. Ja need võivad olla sellised suured üleloomulikud asjad, need võivad olla ka väga loomulikud asjad. Ja sellepärast see kiriku selline, mulje ei ole nagu õige sõna, aga see, kuidas maailm kirikut tunneb, see on ülioluline või eeldus edukaks ärkamiseks või ära, ütleme selliseks evangeeliumi kuulutamiseks. Ja ma vahel ma tegin enne seda, kui ma üldse hakkasin neid valdkondasid nagu rääkima. Ma olen nüüd 3 või 4 jutlust erinevat valdkonnast rääkinud, ja tegelikult järjest tulevad neid juurde, et täna ma ainult lihtsalt natukene puudutan kergelt mõningaid asju teile siin ühe teenistusega ei olegi mõtet kõike seda läbi võtta. Aga ma tegin kõigepealt ka sellise väikse ekskurssi üldse kiriku ajalukku, alustades ka algkogudusest. Ja küsisin enda käest, et ma tahan uurida seda, ma tahan aru saada, et kas tegelikult üldse kiriku ajaloos on olnud sellist perioodi, kus kirik ongi olnud või kristlaskond, olenemata mis liikumisest või kirikutest me räägime, on osutunud selliseks väga äratuntavalt selliseks ärkamise keskuseks, nii nagu ma siin kirjeldasin, nagu see peaks olema, ütleme, et elav Jumal, nad tunnevad ja teavad, et elav Jumal on selle rahva keskel, see on valitud rahvas. Me võime minna isegi Vana Testamenti rääkida juutidest ja siis tõmmata ka paralleele tänapäevaga, et kas ka paganate rahvaste seas oli selline tuntus ikkagi neil olemas, et nad ütlesid, et ei, et need on need, kus tõesti Jehova elab ja Jumal, see on Jumala rahvas ja Jumal teeb vägevaid tegusid. Me võime minna kas või sinna Egiptusesse. Me näeme, kuidas tegelikult see Jumala tegutsemine ikkagi jõudis ikkagi väga suuresti terve Egiptusesse, kui olid kõik need igasugused sündmused seal ja või siis ka ütleme äraminek sealt. Me näeme, et see ei olnud selline väikne põrandaalune seltskond, kes lihtsalt sai pühapäeval kokku ja palvetasid ja ülistasid, vaid tunnustähed, imed ja üleloomulikud juhtmised. Meile tundub see nagu selline ulmevilm natukene. Aga see tuntus jõudis valitsejatani, eks ju, kõikidesse kohtadesse. See oli mingisuguse sellise mastaabiga, et tegelikult ma arvan,
ei olnud kedagi, kes ei teadnud juutidest ja juutide jumalast. Ja see andis tegelikult ka sellise platvormi üleüldse, et sai rääkida, et Jumal sai ennast tutvustada, et üldse räägiti Jumala kartusest kui sellisest, eks ju, sest tema tegutsemist oli ilmselgelt igalt poolt näha. Ja nüüd see oli nüüd Vana Testament, seal me näeme seda tegutsemist, seal me näeme seda mustrit ja seal me näeme, kuidas elav Jumal kasutas oma rahvast ja tegelikult ka, loomulikult tol ajal ei olnud ju eesmärk see, et kõik rahvad tuleb juudiks teha. Nagu meil praegult on. Meil on kõik see, et minge kõike maailma ja kuulutage seda evangeeliumit. Tol ajal oli see, et lihtsalt nad nägid, et see on valitud rahvas, see on mingisugune teine seltskond, seal on nagu hoopis mingi, see on nende Jumal, see elav Jumal, see teeb nendega mingeid asju seal. See oli selline, mis kostus või kõlas nagu väljaspoole kogu seda juudi ühiskonda. Või kuhu iganes nad läksid ja me nägime, kuidas Jumal siis nii-öelda nendega tegeles. Aga kui me tuleme Uue Testamendi aega ja siis, kui juba Jeesus oli lahkunud ja algkogudus toimetas, siis jah, me näeme seda vähemalt siit Uuest Testamendist, et Jeesuse enda eluajal ja ka posttegude ajal. Me ei oska täna veel loomulikult hinnata, kui palju seda Jumala nii-öelda tegutsemist väljaspoole jõudes seda informatsiooni. Aga ilmselgelt me näeme, et imed ja tunnustähed ei lõppenud ära siis, kui Jeesus lahkus siit ilmast. Ja me näeme, et ta pigem nagu õhutab ja julgustab upgrade ima või minema nagu nende asjadega edasi ja taodelda neid, seda me näeme läbi Piibli, Uue Testamendi. Et me ei tohi kuidagi jääda nagu passiivseks nendes asjades, sest see asi ei ole ainult mitte see, et me oleksime jubedalt lahedad siin ja teeme mingeid vägevaid asju siin, vaid siin on kaks poolt. Siin on esimene pool on see, et Jumal hoolib meist ja ta tahab aidata meid ka üleloomulikult, ehk siis üle selle, mida arstid teevad või üle selle, mida ma ei tea, depressiooni ravimid teevad või üle selle, mida iganes, eks ju, mingisugused spetsialistid, kes ka inimesi aitavad, suudavad teha. Ta tahab seda teha ja tihtipeale ongi see üleloomulik, et see on tema taha, sellepärast, et ta hoolib meist. Aga siin on see suurem pilt on see, et tema nii-öelda kuningrik levib eelkõige läbi meie lugude. Ja kui need lood kuskil juhtuvad, siis ongi nüüd see, et üks asi on see, et sa jätad selle enda teada ja vaikselt ütled, nii on. Või teine asi on see, et sa teed seda, et sa lähedki kõike maailma ja räägid neid imelisi tegusid, mida Jumal on siin elus teinud, kuidas ta sind on muutunud. Ja võib-olla lähed isegi teinekord arstile räägid, et näed, te andsite mulle selle diagnoosi, aga palvetasime kirikus ja täna on selline olukord ka kontrolliga, eks ju, ja sa lähed ja saad selle tõestuse ja siis sa võid minna pärast ja rääkida sellest inimestele sinu ümber, eks. Ja see annab seda nii-öelda seda laiemat pilti evangeeliumi kuulutamiseks, ta loob seda pinnast, et evangeeliumi kuulutada. Ehk siis siin on kaks poolt, sina oled oluline, aga tegelikult on oluline ka see, et meie Jumalat tuntakse enne meid, kui me läheme rääkima. Ja sellepärast ma räägingi sellest, et nüüd, et need tegelikult mõtted algasid mulle siis või tulid mulle siis, kui ma ei tea, kui paljud teist olid ka Tallinnas, kui TTT-tiim on 2 korda kutsunud kokku sinna näituste halli kirikuid, Eesti kirikuid. Ja see on olnud üks väga suur töö ja väga hea töö. Veiko on mul hea sõber, kes on seda asja vedamas, et nad on suutnud oma tiimiga niimoodi ikkagi tuhanded, eks ju, kokku koguda sinna. Me jätsime ka oma teenistus ära ja läksime sinna. Ja jällegi ma alati nagu vaatan ka seda nagu laiemalt või tahaks nagu teada saada, et mis on selle nagu mõju või kuidas siit edasi või mismoodi me saaksime ära kasutada seda, kui ongi juba nii palju kristlasiga ühel meelel koos palvetamas ja ülistamas Jumalat ja küsimas Jumala juhtimist. Ja seal tekkis mul need mõtted. Ja nüüd, kui ma juba natuke lähen ette, aga kui tulla korra tagasi, siis selle ajaloo nii-öelda selle juurde, siis algkogudus, seda me loeme siis, me saame teada algkoguduse kohta, millised nad olid või mis mõju nad avaldasid teistele. Meil on väga palju kristlikke, mitte väga palju, aga teatud kristlikke allikaid, kus me näeme, kuidas roomlased ja mittejuudid siis nii-öelda suhtuvad nendesse, kes on siis need T-koguduse liikmed, et muide, jah, esimese koguduse nimi oli T-kogudus, neid nimetati T, mitte siis see, mida sa jood, vaid see, mille peal sa kõnnid, T-kogudus.
teekogudust ikkagi, ütleme, esimesed paar sajandit tunti eelkõige sellena, et nad on selles mõttes erilised. Sealt ei lugenud välja, et nad on erilised sellepärast, et Jumal tegi imesid nende läbi või et nad olid üleloomulik kuidagi kanaliks teiste inimeste abistamisel, vaid toodi välja just rohkem see, et nad olid erakordselt halastaja sellise iseloomuga inimesed. Ei tunti neid, kes imelikul kombel hoolitsesid oma vanurite eest. Vanasti oli selline komme, et kui vanurid hakkasid jalgu jääma, siis nad põhimõtteliselt lükati sealt kaljult alla. Mis neist enam? Et ei olnud, meil on täitsa absurd mõelda sedasi. Aga kristlased hoolitsesid oma nii-öelda lähedaste eest ja ka vanainimeste eest ja haigete eest, käisid neil külas ja toetasid neid. Nii et ütleme, algkoguduse sõnu või see, mis jõudis välja, oli siis kahepoolne pigem. Oli see, et ühelt poolt nad ütlesid, et nad on teistsugused just selle tõttu, et nad olid halastajad ja nad hoolitsesid ja hoolisid oma inimestest. Ja teine pool, mis väljapoole jõudis, et nad on mingid sektandid. Eriti just rõhutati siis armulaua või leivamurdmise asju, et sest seda nad tegid kinniselt, sinna nad teisi kedagi ei lasknud. Ja siis kõlakad käisid, et nad joovad seal verd ja söövad seal mingid ihusid ja ühesõnaga, et see jutt ka levis. Aga okei, see selleks. Kui me läheme nüüd läbi ajaloo, siis ongi, meil on väga palju erinevaid ajastuid ja meil on väga palju erinevaid kirikuid tekkis ja väga palju erinevaid liikumisi. Ja me võime siin tunde ja tunde analüüsida ja vaadata ja mõelda, et kas on olnud mingi periood siis ka kirikule edukam, kus see evangeeliumi kuulutamine on nagu aset leidnud. Ja samuti me võime ju päriselt ka tegelikult analüüsida kõike neid ärkamisi, mida me siis teame. Hakata sealt, ma ei tea, no väga kaugelt ei ole mõtet hakata, aga ütleme sealt Wesley aegadest ja või tulla siia need lennujaama ärkarved Kanadas ja Azusa Streeti me teame seal, eks ju, ja neid on siin Aafrikas on olnud ärkamisi kõik. Ja alati tegelikult oleks väga, väga tore või põnev oleks jälgida, et mis selle nagu põhjustas. Ilmselgelt meie ise inimestena ärkamist tekitada ei oska või ei suuda. Et seal peab olema mingid eeltingimused. Kes oli siin, kui käis Simon Potter siin? Jah. No Peeter vist oli, jah? Ainsana. Eik oli veel. Simon tegelikult rääkis sellest, mis parasjagu toimub, mis on väga huvitav nähtus, ta rääkis sellest, inglise keeles on silent või siis vaikne ärkamine, mis toimub üle maailma. Vahel mõnes kohas rohkem, mõnes kohas vähem. Ja see tähendab just seda, et see on nüüd selline asi, mida Jumal suveräänselt teeb, eriti just noorte seas. Et ühtäkki täiesti lambist nad tulevad mingisuguse kambaga vajuvad see sisse teile siia. Ja kui sa küsid, mis siia tulite? Ei, et siis nad ütlevad, me pidime tulema. Kuidas me pidime? Kes kutsus teid? Keegi kutsus? Ei, keegi ei kutsunud. Me lihtsalt südames tundsime, et me peame siia tulema ja me peame oma patud andeks paluma. Ja taolised asjad, kui Simon käis meie kirikus, siis ta prohveteeris meile ka ja ma panin selle kohe kõrva taha. Nüüd vaatame, kas see läheb täide. Et siis ma tean, kas me Simonit järgmine kord võtame või ei võta, kas paneme kuhu kategooriasse seda paneme. Aga ma olen alati seda meelde, et kui me midagi prohveteerime, siis me tegelikult anname edasi seda, mis Jumal on meile südamesse andnud ja me tõlgendame seda ka mõnes mõttes. Sest me ei saa öelda, et Jumal ütleb. Võib-olla vahel on nii, et Jumal ütleb. Aga vahel me ütleme nii, et mulle tundub, et Jumal ütleb, et siis sul on mingi tunne, sul on mingi arusaam, sul on mingi info ja sa annad selle edasi ja seal võib olla igasuguseid ka möödapanekuid ka ajaliselt või tõlgendamisest. Et see on kõik, kes seda praktiseerinud on, teavad, kuidas see käib. Ja sellest tegelikult natuke täna veel räägime kohe. Ja tema ütles meile, et missiokogudus, teile tulevad siia abielupaarid. Ja algul nad tulevad 2, aga siis tulevad ka 3 ja 4 tulevad teile lihtsalt siia teenistusele. Astuvad sisse, nii nagu ma ütlesin. Kas abielupaarid, ma isegi mäletan, ma võin isegi eksida, aga ta ütles, et hakkavad tulema inimesed sinna. Algul 2, siis tulevad 3, siis tulevad 4. Ilma igasuguse eelinfota või kutsumiseta tulevad. Okei, hakkame ootama. Mul on kogu aeg nüüd iga teenistus, ma kogu aeg vaatan, jälgin kogu aeg just, et millal nad tulema hakkavad ja kust nad tulevad. Võib-olla juba tulnud, ma ei tea. No
eks me paneme tähele. Ja tegelikult ongi nii, et kui me neid ärkamisi vaatame ajalukku tagasi, siis just see oligi minu küsimus, et täna oleme meie oma kiriku ja Eesti olukorraga seal, kus me oleme. Ja meil on olnud omal ju ka ärkamisi siin. Läänemaal on olnud ärkamisi, meil on olnud FTA ärkamine, mis oli, millest kindlasti ka on paljud kuulnud ja näinud. Vend Rein, kes lahkus igavikku siin alles, oli siin Pealtnägijas saade, kus nad rääkisid sellest ja alati on ju küsimus, kuidas see tegite, millest see hakkas, mis on need nüansid seal. Ja igal ajastul on omad loomulikult seal asjad, seal on nii palju tegureid, mida meie inimestena kõike niikuinii ei mõista, aga Jumal mõistab. Ja sellepärast meie ei pea täna nii väga palju analüüsima seda, et kas kõik need asjad on nüüd valmis ja kas mingi olukord või kas inimesed on valmis kuulama, vaid meie peame tegelema nüüd oma asjaga. Ja see, millega me tegelema peame, ongi see, et me peame nüüd tõstma oma taset. Me peame tõstma oma taset. Ja selle kohta ma loen teile ühe kirjakoha. Ma isegi pakkusin Veikole välja, kas ta seda võtab või võtta, see vahet ei ole, aga kui nüüd peaks uuesti tulema see Eesti kirikute kokkusaamine näiteks, et siis ta võiks panna näiteks selle selliseks pealkirjaks. Siin eelmine kord oli vist Jumal päästab või äkki oli või? Või ma mäletagi, mis see nagu üldteema oli. Ühesõnaga, et aga siis nüüd ma loen teile ühe kirjakoha. Ja see on Matteuse 14. peatükis, kuidas Jeesus kõnnib vee peal. Ja sel samal tunnil, salmist 22, sundis Jeesus oma jüngreid astuma paati ja sõitma tema eel teisele poole, kuni ta laseb rahva minema. Ja kui ta siis rahva oli lasknud minema, läks ta ise üles mäele üksipänis palvetama. Ja õhtu tulles oli ta üksinda seal samas, aga paat oli juba palju vagusid maad kallast eemal ja oli hädas hädas lainetega, sest tuul oli vastu. Aga 4. öövahi korral tuli Jeesus nende juurde kõndides merel ja kui jüngrid teda nägid merel kõndivad, kohkusid nad ja ütlesid, see on tont. Ja nad kisendasid hirmu peale. Aga seda maid rääkis Jeesus nendega ning ütles, olge julged, mina olen see, ärge kartke. Peetrus kostis temale ning ütles, issand, kui see oled sina, siis käsi mind tulla enese juurde vee peal. Tema ütles, tule. Ja Peetrus astus paadist välja ning kõndis vee peal ja tuli Jeesuse juurde. Tuntud lugu meile kõigile, kes on kirikus käinud, teavad seda peast. Ma võrdleksin või kasutaksin seda lugu natukene selle meie olukorraga. Kui me oleme kogunenud kirikusse ja käinud siin kirikus, siis on tegelikult kaks viisi, võib-olla rohkem viisi, kuidas on võimalik läheneda sellele, mida me siin kirikus teeme. Kas või jumalateenistusel. Meil on ka koduosadusgrupid ja igast puid asju ka veel. Aga kui sa tuled kirikusse, siis on võimalik ka pastorite poole pealt või kes iganes kogudust juhivad, töötegijad ja tööarujuhid. On võimalik kogudust teenida sellise inimliku soojuse ja harmastusega. Ja mida see tähendab? Minimaalselt tähendab seda, et sul on olemas ruumid, sa oled mõelnud veel läbi jumalateenistuse korra, sa rakendad inimesi, sa ülistad Jumalat, sa tood siia Eesti superstaare, laulma nagu meil täna oli siin. Ei ole midagi, suured asjad on ees. Ja siis sa hoolid nendest, sa palvetad inimestega, sa nõustad inimesi, sa kuulad neid, sa annad neile nõu, sa toetad neid, nagu ma ütlesin alguses, kui me tuleme, sa oled rõõmus nendega, kes on rõõmsad ja sa oled kaastundlik ja kurb ja toetav ja lahutav nendele, kes seda vajavad. Ja see kõik on tegelikult osa, see on väga hea, kui selline asi kogudustes nagu on. Aga ma tahan seda öelda, et see on selline kõige põhilisem või selline basic või selline esmatasand. Ehk siis, mida ma tahan öelda, on see, et selliselt võib kirikut pidada nagu selliseks, et see võib olla ka selline inimlik, seda saab teha ka inimlikult, kui te must aru saate. Ehk siis, kui sa oled tore inimene ja sa leiad endale toredad juhid, kes on hoolivad,
siis seda võib põhimõtteliselt igaüks teha. Ma kujutan ette, et sarnased asjad toimuvad ka erinevates padjaklubides ja tikkimisklubides ja igasugused muud, tekib seltskond, tekib selline osadus ja seal on alati inimesed, kes su ümber on, kellega sa saad rääkida ja seal on see kuuluvustunne. Ühesõnaga, need on kõik head asjad, aga põhimõtteliselt ka sellist asja saab pakkuda, kui me ütleme, sellist teenust saab pakkuda ka ilma Jumalata. Et see on hästi hea, see on Jumalast, sest Jumal on hooliv ja kõik see on õige, aga see on see kõige alustase, mis tegelikult ei ole nagu see lõpp, kuhu me peaksime nagu jõudma. Ja kui me nüüd olime seal näituste saalis samamoodi, siis ma mõtlesin, et nüüd me oleme ühe korra käinud, me oleme teist korda käinud ja enne kui me hakkame üldse rääkima mingisugusest taseme nagu või sellisest järgmisest tasemest, ka Eesti kirikute puhul, kus enam konfessioonid ei olegi nii olulised, siis algtase peabki olema täidetud kõigepealt, et üldse midagi suurt saaks hakata juhtuma. Ja see algtase tähendabki seda ka seal, nii nagu teil siin ja meil Tallinnas kirikutes peab olema see, et need põhiasjad peavad olema paigas. See on see, et kui me tuleme kokku, siis me ei vihka üksteist. Et põhimõtteliselt meie suhted on korras. See ei tähenda, et meil ei ole arusaamatusi või isegi tülisid vahepeal, aga sa ei käi ja ei ole selline tige kristlane, kes ei suuda oma vennale või õele andestada või veel hullem, kui on selline ussipesa, kus käib tagarääkimised ja kõiksugused muud jamad. Ega teie kirikus seda niikuinii kunagi ei ole olnud, et ma pikalt ei hakka sellel peatuma. Meil vahepeal juhtub neid asju. Ja oleme nagu päris ausad, et kui need põhiasjad, see üksmeel ja see, et me saame koos käest kinni võtta näiteks ja palvetada või koos ülistada või ongi, et kui me saame luua sellise õhkkonna, kus inimesed, kui nad peaksid siis tulema või kui me kellegi toome siia, siis nad kogevad seda Jumala armastust või sellist hoolimist, et nad vaatavad neid inimesi, ma vaatan teie peale ja ma mäletan seda, et kui mina tulin 80ndate lõpust, tulin usu juurde ja seal Võrus olid just selline mini-ärkamine seal Võru Osianna kirikus, siis väga paljud, mitte üks, vaid mitmed, ütlesid, et nad ei saanud mitte midagi aru, millest pastor või midagi ees räägiti. Aga nad kogesid midagi erilist selles kohas, nendes inimeste juures. Ja see kogemus oli midagi sellist väga võimast, mis neid puudutas. Ja nad nägid, et neil ei ole seda, aga nendel on see mingi suur rõõm või selline vabamenemine või selline miski, mida nad ei osanud nagu kirjeldada. Et see on nii oluline. Et vahel me juhtidena me oleme nagu kahe vahel, et kui me teeme seda asja inimlikult, siis me lõputame surnuaiaga. Ehk siis me ei taha minna lolliks, me ei taha kedagi pahandada, me ei hakka siin mingisuguseid vaime välja ajama või otsima mingisuguseid suuri tunnustähti. Ja siis me lõpetamegi seda, et me oleme intelligentsed, me oleme toredad inimesed ja selle tulemuseks on see, et tegelikult sellist Jumala tuld ja vaimu siin ei ole. Mingi ajani saab seda teha ja võib-olla saabki teha, aga jälle siis me paneme sellest suurest märgist mööda. Ja siis on teine äärmus, on see, et nii kui me hakkame kohe seda vaimu asja juurde kruttima teile siin, siis meil võib olla põhjust, meil võib olla oht, et meil võib tekkida tulekahju. Ehk siis surnu ja tulekahju vahel me peame kogu aeg laveerima. Sest usu mind, ka TTT vennad, kellega me räägime, et meie näeme seda väga suurt asja, mis nad teevad, eks ju, kannavad üle ja tunnistavad seal ja kõik sellised vägevad asjad, mida Jumal on nende kaudu teinud, tänu Jumal selle eest. Ja samal ajal peavad nad tegelema igasugustega, kes sinna kohe juurde tulevad ja seal on igasuguseid, kellega isegi seal on pidanud politseiga ära laskma viia teatuid inimesi. Et seal arvesta sellega, et kui sa hakkad nagu liikuma sellest tavatasandist, inimlikust tasandist, ma ei ütle, et Jumal ei ole seda taga, aga järgmisele tasandile, siis see asi võib väljuda täielikult kontrolli alt. Ja seal on nii palju ohte ja kurat ka loomulikult, mis seda surnut ikka peksta, eks ju. Sellega see ei ole ohtlik, aga kui nad hakkavadki mõtlema, et võtame selle linna või lasemegi Jumala liikuda igal pool läbi meie elude, usu mind, siis me hakkame alles nägema tõelist vastuseisu ja oleme kindlasti seda ka näinud.
Nii et ma kasutasin seda lugu eelkõige selleks, et ma ütlesin Veigole vähemalt soovitasin, et ta võiks järgmiseks võiks panna veel usuhüppe. Et kui me võtame seda, et paadiga sõitmine ja Jeesusega rääkimine, et see on see inimlik tase. Aga nüüd me näeme, et siin selles loos toimub midagi täiesti erakordset, täiesti võimatut. Ja ma arvan, et osad inimesed, kui me räägime neile, et see on küll muinasjutt, seda ei saa olla, et keegi vee peal kõnnib, eks. Aga mitte ainult Jeesus ei kõnninud vee peale, vaid Peetrus kaval mees, eks ju, ütles, et lase ma ka tulen siis. Ja ta tegi tegelikult selle usuhüppe. Ja mis juhtus? Juhtus see, et tegelikult see sai reaalsuseks, see uus reaalsus, see asi, mis on tegelikult võimatu, sai reaalsuseks. Sellepärast, et ta julges teha selle usuhüppe Jeesuse sõna peale. Sest ta usaldas ja uskus Jeesuse sõna ja ta oli valmis astuma paadist välja. Ega see ei olnud mingisugune sillerdav selline jää või selline nagu, ma siis proovin, eks, vaid see oli torm, seal oli, ühesõnaga, et see oli ikkagi siuke paras, ma ei tea, kas see oli torm oli, aga seal oli paras selline ikkagi nagu möll käis, eks, ümberringi, et seal midagi, et nad ju, me näeme, et nad kartsid nii-öelda nii Jeesuse isikut, kes seal ilmus, kui tont tuleb. Et tegelikult see olukord oli üldse väga pinev seal ja väga ärev. Ja ma olen kasutanud siis seda lugu nagu eelkõige selleks julgustuseks, et aru saada, et kui me tahame rääkida mingisugusest upgrade'ist või sellisest nagu sammust edasi, kuhu kirik peab astuma, siis seda tulebki võtta selline, et me peame nüüd sellest normaalsusest astuma täiesti uude tasemesse, mis on mõnes mõttes mitte ebanormaalne, aga üleloomulik igal juhul. Ja see ongi see, et nüüd tegelikult tuleb välja ja näitab ära ka meie endi puhul, kui me ise peeglisse vaatame. Et kui paljud meist siis nüüd julgevad hakata nüüd nagu uut moodi üldse ennast nägema kogu selles kirikus ja kogu nendes tegevustes, arvestades kogu seda üldpilti, mida Jumal tahab teha meie kaudu. Ja kuna ma ei jõua täna minna, siin on nagu nii palju neid asju ja kirja kohta ja kõike, aga ma lihtsalt mainin ära need mõningased sellised lihtsalt teile mõtteks ja arusaamiseks, et millest me nüüd nagu räägime. Seepärast, et kui mina istusin ka seal viimasel korral seal näitustes, siis ma istusin seal, mõtlesin, et okei, et ma tõin terve oma kiriku tõime siia, panime seal omal seal Narva maanteel uksed kinni, eks ju. Ja nüüd, kui ma tulen ja istun maha koos oma kirikuga, siis mis on minu ootused või mis ma nüüd siis, või mis siis peaks nüüd toimuma või mis on selle asja nagu mõte. Kui sa vaatad näiteks terve see peatükk, 1. Korintuse 14. peatükk räägib seal vaimuannetest ja seal on tegelikult üks kirjakoht, mis ütleb, et kui pasun sõjas annab segast heli, siis tegelikult, mis see tähendab? Keegi ei saa mitte midagi aru, kaos on. Ja me oleme just täna ju tegelikult oma nagu loomulikus elus, just sellises olukorras, kus ma sõitsin isegi siia tulles, kuulasin seal Eleringi juhi nii-öelda mõtisklusi sellest kogu sellest kaitsest ja meie olukorrast ja kõigest, eks ju. Ja sa näed, kuidas on lihtsalt nii palju takistusi, kuidas nii palju on asju, mis on tegemata jäänud, keegi täpselt ei tea, mida peab tegema, me saame aru, et me ei ole valmis, me võitleme ajaga, me oleks pidanud juba palju asju eile tegema, et Auvere pihta ei saaks seal droonidega ja seal on nii palju bürokraatiat seal enne kui hankeid, mis on vaja teha ja kõike muud, et lihtsalt kaitsta põhiliselt oma ellujäämise infrastruktuur, eks ju, või ühesõnaga, ja sa kuulad ja aastad lähevad, et mõnes mõttes seda on küll kahju öelda, aga et meil on olnud suur õnnistus, et see Ukraina sõda on nii kaua, ongi, et see on nende kaotus, aga see on meile andnud aega täna. Kui oleks nii, et nad ütleme, Ukraina sõda oleks olnud edukas seal poole aastaga või mida iganes, siis oleks Euroopa olnud väga kerge saak. Isegi praegult ei ole Euroopa valmis. Me näeme neid asju. Ja kogu selle juures on meie lihtinimesed ka ju, me nüüd kuulame nende poliitikute vaidlusi, me saame aru, et Trump ja tema seltskond, seal on omad sisemised sellised, eks ju, võitlused väga tihti, et kõik on nii segaseks aetud. Ja mõnes mõttes meie ootame selget pasuna häält, et me oleme ju ka osa sellest rahvast,
osad oleme Kaitseliidus või oled sõjaväes või oled sa noorem, eks ju, sind aetakse välja. Ma ei kujuta ette, et suudaks üldse keegi vaenlasele vastu panna, kui kindral, sõna otseses mõttes peksab segast selle ees. Räägib mingisuguseid kahetisi jutte või nii-öelda see pasun, see puhub ühele poole ja teisele poole ja keegi mitte midagi aru ei saa, mida ta seal ütleb või puhub selleks. Ja see on tihtipeale väga iseloomustab seda meie olukorda täna, et kui me räägime seda päris elu, milles me praegu elame, kus on ka palju kartust ja hirmu ja ebakindlust ja sellesse me ei hakka täna üldse minemagi. Aga mõnes mõttes, kui mina istusin seal samamoodi seal näitustaalis, siis ma mõtlesin, et aga minu meelest kirik on täpselt sama koha peal. Et minule ei piisa, ma ei tea, kui paljud mäletavad Harri Ellerit, venda Harri Ellerit, siin enamus mäletab. Tema oli see, mina käisin ka seal kordi Veikoga koos, Veiko oli seal, kes istus tema jalge ees ja mina ta käis väga tihti see nädalavahetustel külas ja me sõitsime Harriga, rääkisime teel, läksime kuskil Tartusse või kuhu iganes, pikad jutud maha ja Harri alati rääkis, et tema tuli siia, sest Hiiumaa on nii-öelda Jumala oma ja Jumala au katab seda Hiiumaad ja Eestimaad nagu vesi mere põhjasid, eks. Ja seda me kuulsime kogu aeg, sest ta kandis seda. Ja me kõik olime väga põnevil, mõtlesime, millal see hakkab nagu juhtuma, eks. Ja nüüd on läinud mitukümmend aastat vahepeal, eks ju. Ja kui juba korraks on selline asi, et kirikud saavad kokku ja on juba selline märkimisväärne, võiks öelda isegi nimetada, paneme sellele nagu suured tähed, et meil on Eesti kirik kokku tulnud. Muidugi õigeusklikke seal ei olnud ja katoliiklased ei ole seal, aga luterlased juba osaliselt olid, eks ju. Et siis mina nüüd oma kirikuga, kes ma jätsin panin uksed kinni, tahaks nüüd kuulda natukene sellist konkreetsemat pasunäält, et mida edasi. See alus või see eeltöö on tehtud, me oleme juba koos. Seal ei ole ka nii, et keegi seal domineerib või me räägime või kummardame seal mingid suuri juhte või õpetajaid, vaid me juba saime seal koos palvetada, me juba saime seal koos ülistada. Ja selle koha pealt on nii-öelda kõik need korrad, mis on niimoodi kogutud või kokku kogunud, on osutunud nagu äärmiselt nagu tähtsaks ja vajalikuks. Aga nüüd, kui ma ei tea, kas tuleb 3. kord või kas me uuesti koguneme, siis minu soovitus oli Veikole küll, et nüüd mina tahaks küll kuulda natukene sellist veel natukene konkreetsemat plaani. Et mis me nüüd teeme, sest ainult seda, et saame jälle kokku, et me saaksime koos ülistada, saaksime koos palvetada, osad võtsid ka armolauast osa seal, eks ju. Et see on hea, aga minu jaoks on see veel vähe. Et minu oleks vaja nüüd Eesti kirikutel mõelda nagu globaalsemalt või suuremalt ja mõelda, et kuulge, et kus on meie need kindralid ja väeosa ülemad ja kellele Jumal on andnud need tarkused ja pasunad ja kus on need inimesed, kes tulevad ja tulevad sinna kantlisse, ütlevad, Jumal ütleb või ütleme, et mul on südames öelda. Ja üks valdkond ongi see, et see upgrade või see tase on see, et kui me jagame lihtsalt Jumala sõna, see on tore, aga Piibel räägib ka prohvetlikust kõnelemisest. Ja kui me võtame näiteks kas või kui me võtame näiteks prohvet Agabeuse, kui paljud mäletavad. Tema ei rääkinud lihtsalt, et mingit sellised üldist juttu, vaid tal oli väga konkreetne, kui keegi teab või mäleta, siis see lugu oli see, et ta võttis ühe vöö ja sidus omal käed jalad, jätus see mees, kelle oma see vöö on, kui tema läheb Jeruusalemma või kuhu iganes ta pidi minema, siis juhtuvad sellised asjad temaga. Väga konkreetselt. Need on sellised ütlemised, mida on võimalik kontrollida. Üldjuhul on niimoodi, et kui me prohveteerime, siis me kas julgustame, õpetame. Enamasti Uue Testamendi prohvetid ei ole need, kes ütlevad sellised konkreetsed asju ette, ta ei ennusta nii-öelda. Aga see ei ole üldse välistatud, sest me näeme Uues Testamendis, et näiteks prohvet Agabeus oli just sellises osas kasutatud. Ja Jumala sõna just seal Korintuse kirjas, 1. Korintuse 14 räägib, et te kõik peaksite taotlema prohvetlikku kõnelemist. Ja nüüd, see kõik on alles sissejuhatus. Ma lihtsalt tahan teile natukene lihtsalt anda seda mõtet edasi, millega mina parasjagu praegu tegelen. On just selles, et ma mõistsin ühte asja.
et kui me räägime sellisest nagu ususammust nüüd järgmise tasemeni, see peaks loomulikult puudutama kõiki kirikuid ja kõik kirikud ka mingil määral kindlasti nagu tegutsevad selles suunas, siis see mõju väljaspoole ei saa olema piisav, kui seda teevad ainult pastor ja veel paar sellist prohveti anniga inimest, kui me räägime näiteks prohveteerimisest. Vaid meie eesmärk peaks olema, ja miks ma seda räägin, on see, et mul on selleks olemas ka isiklikud kogemused. Meie eesmärk peaks olema see, et me kõigepealt hakkame rääkima inimestele, et tead, sina ei ole tavaline inimene. Jumal on sind kutsunud, ta on pannud oma anni sinu sisse ja tegelikult neid samu asju, mida Jumal tegi siin erinevate prohvetite või ma ei tea, kas selle Agabõuse või mingisuguste muude või Simon Potteri kaudu, neid samu asju tahab tema aeg-ajalt teha ka sinu kaudu. Korra järgi, sinu loal, treenides on see võimalus olemas, et kui sina oma antennid püsti tõstad ja tuled kirikusse ja ei tule lihtsalt kuulama ja tarbima ja olema lihtsalt kui seltskond, kes annab oma kümnis ja ütleb, et nüüd ma ja pärast siis arvustan, kas oli hea jutlus või olnud, vaid et sa tuled kokku ja saad aru, et tegelikult sinust sõltub ka see, mismoodi sinu ümber olevad inimesed Jumalasse suhtuvad. Sellepärast, et kui nad ei näe tegutsemas elavat Jumalat meie keskel ja ka sinu kaudu, siis tegelikult see mõju järjest väheneb. Kui see mõju suureneb, ehk siis loomulikult 100% me ei saavuta kunagi. Aga kui me saame juba niimoodi, et meil on, muidugi me ise peame ees kõigepealt minema, kes me oleme juhid, et me alati ka teenistustele anname selleks aega, et kui me õpetame sellest, siis me anname ka aega ja küsime ja ütleme, et kuule, võtame korraks näiteks paar minutit ja küsime Jumala käest. Võib-olla sa oled juba tulnud siia, sa juba tead, et tegelikult sul on midagi südames. On see mõni kogemus, on see mõni asi, on see mõni unenägu, on see mõni kirjakoht. Et sa tuled ja ka teenistuses, kes läbi viivad, nad saavad teha ka väikese sellise ka tšeki või selline, et sa ei tule kohe siia ette, eks ju, et me ei tea ju, mõnikord võivad ka võõrad tulla ja ajada mingit pada siin ees, eks ju, ja ehmatada inimesi või hirmutada. Et seda ei saa lubada. Aga sa tuled teenistuse juurde, kes siin on läbiviijad või juhatajad või pastorid või diakonid ja ütled, et kuule, ütle lühidalt, mis Jumal sulle pani südamesse. Ja siis me võimaldame selle, et sa saad tulla ka koguduse ette ja teenida ja rääkida seda. Ja miks ma seda räägin, et mul on selleks ka isiklik kogemus? Ma olen 2 kohas nüüd näinud, kuidas see praktikas töötab. Me oleme omal ajal ise ka loomulikult olnud rohkem võib-olla ärksamad ka nendes valdkondades. Aga meil on nüüd, ma ei tea, kui paljud teavad, aga meil on üks sõpruskogudus Sotimaalt. Ja nemad on hästi tulised sellises asjades. Ja me käisime nüüd ka Sotimaal, nad olid siin ja nad küll käisid siin nüüd Soti tantse tegemas, aga nad ka, me olime koos, teenisime koos. Seal olid ka siis mitte nüüd kõik sellised juhid, aga seal olid ka selliseid bändiliikmeid ja niimoodi. Ja kui me nüüd eelmine aasta käisime neil külas Sotimaal, siis meil oli ka seal mitu kohtumist, kus tulid nende inimesed ja olime ka nende teenistusel, kus me nägime, et anti aega ja ruumi ja neid inimesi oli treenitud selleks, et inimesed jagaksid välja neid asju, mida Jumal südamele panevad. Ja see tähendas seda, et võeti lihtsalt aega ja põhimõtteliselt see oli selline väiksem seltskond seal ja seal hakkas tulema igalt poolt. Üks tuleb, ütleb, kuule, et tead, mul on ma näen nüüd praegu sellist pilti. Ja teine ütleb, et mul on selline sõna südames, eks ju, ja nad julged seda nagu välja jagama. Nad enamast ise ei tea ka, kellele või miks see on, aga nad on õppinud, et kui midagi tuleb, nad ütlevad seda välja. Ja siis nad teenisid meid ka samamoodi igale ühe ja siis need samad inimesed, neil oli sõnumid või nägemusi või asju, midagi, mida nad andsid. Muidugi me katsume ise seda läbi. Et kõik asjad peavad olema meie südamega kooskõlas, et see on Uue Testamentlik lähenemine. Et meil ei ole vaja, et prohvet ütleks meile, kellega me abielluma peame või mis ma pean tegema selle või teise asjaga, eks ju. Et sa ikkagi ise otsustada, aga nemad kinnitavad seda või annavad sulle sellise tõuka või julgustavad sind teatud asjades. Ja teine kogemus oli see, et kui me käisime Alfa juhtide kogunemisel Bukarestis, olime ka see aasta siin, siis seal olid kõik Euroopa Alfa juhid koos ja Alfa rahvas on ka väga vaimumeelsed inimesed. Nad on väga haritud inimesed, nad hindavad haridust, aga nad on ka vaimu suhtes väga sellised erksad. Ja samamoodi, kui meil olid seal teenimise aeg, me küll tegelesime seal iga maa nagu Alfa nende strateegiatega,
aga siis, kui oli sellise teenimine aeg, see tähendab seda, et seal lihtsalt keegi alustas seal paari lauluga, see ei olnud isegi tähtis, mis laulud olid, ja siis oli põhimõtteliselt vaba mikrofon, ja igalt poolt hakkas tulema. Ja see koosoleku juhataja ka ütles, et igal juhul, kui midagi tuleb sinu südamesse, siis see ütle seda välja, sest see ei pruugi sinu jaoks olla mõistetav, miks asi sul südames on. Aga sa pead selle välja ütlema, sest keegi teine saab sellest väga palju, sest see on tema jaoks, aga sina ise ei pruugi aru saada, et miks selline asi sul südames on. Ja seal oli, ma ei tea, 1,5 tundi me oli niimoodi, et seal 80% nendest inimestest koha peal lihtsalt ütlesid, et ma näen praegu seda. Mul on praegu see kirjakoht. Mul on praegu palve mingisuguse selle olukorrast. Mul on tunne, et meil ja mingisugused väiksed sellised juhtnöörid, asjad. Et seda saab täitsa, ütleme, niimoodi hakata ka praktiseerima, niimoodi, et kus me lubame ka eksida inimestel. Et me ei lähe enne kohe tänavatele või me ei lähe kohe pealtnägijasse, eks ju, terve Eestimaale ütlema, eks ju, et nii ütleb Jumal. Ja siis ütleme, mis Eestimaal juhtuma hakkab, eks ju. Ja siis pärast, kui ei juhtu, siis mis me siis teeme? Vastutad ka selle eest. Et ühesõnaga me peame hakkama nagu õppima seda. See ongi see, ma ei tea, Peetrusele ei antud küll seda vee peal kõndimise õppust. Ta pidi kohe hüppama sisse, tal käis see küllaltki äkki ja järsku. Aga ta oli nii kõva mees, vähemalt selles mõttes, et ta selles olukorras oli valmis selle väljakutse või kinda sellele Jeesusele viskama, eks. Ja hüppas välja ja tegigi seda. Ja tegelikult saavutas edu nii kaua, kuni hakkas kahtlema. Ja siis hakkas vajuma, eks. Ja tegelikult see on üks valdkond, millega me peaksime kirikus tegelema, et seda taset tõsta. Hakkama rääkima sellest kõikidele normaalsetele kristlastele, et Jumala vaim elab sinu sees ja aeg-ajalt, eriti kui me kokku tuleme, tema tahab sinu kaudu midagi öelda, midagi teha, mingit palvet või mingit nägemust või mingit asja anda. Ja seda saame kõik pärast hiljem läbi katsuda, aga kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et kui me kunagi ei tee seda, kui me eksime. Ja saate aru, kui ma sellest praegu räägin, teile samamoodi, siis see paneb sind tegelikult see paneb sind nagu valiku ette. Ja teistpidi ongi see, et sa saad aru, et see nagu minu otsus, kas ma nüüd jään selle turvalise oma kristliku elu juurde, mis on suht tavaline, mida saab ka ilma Jumalat elada. Või sa oled valmis Jumala sõna peale, kuna tema on öelnud, et kuidas me neid asju peaksime tegema, astuma sinna vee peale ja hakkama liikuma üleloomulikus suunas. Võib-olla sa pole kunagi seda ennem niimoodi mõelnud. Et see kõik hakkab tegelikult, on selline ütlus nagu paradigma nihe, et meil on mingisugune standardne mõttemall või mudel, kuidas me oleme harjunud elus mõtlema. Aga aeg-ajalt Jumal muudab seda mõtlemist ja see on see, mida me täna või mida mina ka natukene tahan täna teha, et ma tahan muuta natukene seda mõtlemist. Et just sina, mitte sinu naaber, mitte keegi, kes siin ees on, vaid just sina, Jumal tahab sinu kaudu anda edasi inimestele üleloomulikke asju, tarkust või mingisugust sellist asja. Ja teine valdkond, mis on täiesti oma, et on kui te teate, ajaraamatus olid Issaskari pojad, kes mõistsid aegasid, mida Iisrael pidi tegema. Mul on terve õpetuskirja koht, kui tahate, võib-olla otsige sealt meie kodulehelt välja selle, võite vaadata, seal ma tõin neid erinevaid kirjakohti kõiki. Üldse aegade mõistmist, sest prohveteering on midagi muud. Prohveteering on julgustamiseks, mingisugune võib-olla juhtnöör seal inimese elus või midagi. Aga aegade mõistmine, Issaskari pojad olid sellised, kellel Jumal on erilise anni, et nad olid tegelikult ka astroloogid, mõnes mõttes, nad oskasid näha tähti ja tähelepanekuid ja nad võite ise tänapäeval on võimalik AI-ga pane sisse Issaskari, seda nimetatakse isegi Issaskari võidmine, ka karismaatilist kogudust nimetavad seda selliseks, et on olemas selline asi, et on mingid inimesed, kes ühesõnaga igas sõjas ja igas seltskonnas või ka, ma ei tea, võib-olla ka ärides on niimoodi, et sul on mingisugused strateegid, kes nagu jagavad. Nad saavad aru seda turu olukorda või nagu me räägime majandusest või ma kujutan ette, et ka sõjaväes, kui praegult on kindlasti ka seal olemas need ajud või need, kellel on hea vaist, kes oskavad seda aega mõista. Sest Jeesus ise tegelikult ju vibutas meile näppu, ütles, et taeva nägu te oskate mõista, kuidas te ei mõista seda aega. Kui te vaatate õunapuid või viljapuid, jälle mõistate kõik, mida peaks tegema, eks, kuidas te ei mõista seda aega. Teie, kes te olete valguse lapsed, kuidas te ei mõista aegasid ja tunde. On asju, mida me ei saa Jumala käest teada. On apostletegude alguses, Jeesus ütleb, et neid aegu
millal Jumala kuningriik uuesti tuleb ja Jeesus tagasi tulek ja neid aegasid me täpselt ei tea ja neid ei ole mõtet nagu küsida ega profeteerida või anda nagu teada inimestele. Aga just see, et näiteks kas või teie kiriki, et kui on siin ja sa tead neid inimesi või palvekoosolekul tuleb äkki selline asi, et kellelgi tuleb väga tugevalt südamesse, sest ega minul ei olnud seal, minul tulid need asjad südamesse seal, kui me olime seal samas seal näituste hallis, et mulle tuli nagu väga konkreetselt nagu see teadmine, et mismoodi me võiksime edasi minna siit selle Eestimaa kirikuga, sest muidu me raiskame see ära. Minu jaoks oli lihtsalt, ma ütlen, ma ei ole üldse nagu negatiivne, ma väga hindan seda, mida Veiko on teinud ja kogu see TTT tiim ja nad on väga palju positiivset teinud ja luterlased on läinud nende kaasa, nad on saanud Luteri kirikusse minna, et see on olnud erakordne Jumala kasutus kindlasti. Aga lihtsalt ka see viimane kord, kui ma vaatasin, seal ka, eks ju, tulid need samad profeteeringud, aga need olid täpselt see, et me peame ikka rohkem ärkama, me peame ikka rohkem tulisemad olema, et tsiteeriti seda venna, eks ju, seda, et Jumala au katab Eestimaad. Need on kõik äärmiselt nagu julgustavad ja toredad, mida öelda, aga siin puutub, ütleme, nendes profeteeringutes puudub konkreetsus järgmisteks sammudeks. Agabus rääkis väga konkreetselt, mis järgmised sammud hakkavad olema. Ja seal olid lihtsalt ühed tütred, kes lihtsalt ennustasid ja nii ongi. Et üks asi on lihtsalt olla koos, teine asi on see, et meie seast hakkavad tulema esile ka need sellised vaimuannid, kellele Jumal annab eriliselt aru saada, mida me peaksime teatud hetkedel tegema. Ja ühesõnaga ongi, et kui me hakkame võtma niimoodi, ma olen nüüd praegu kiiresti katnud ära selle, et see kogudus 2.0 tähendab seda, et kõik kristlased võiksid oodata seda, et Jumal hakkaks kasutama sind selles, et sa võiksid olla Jumala vaimu poolt juhitud ja et sa saaksid teenida inimesi üleloomulikult, anda nende ellu mingisuguseid asju, mida sa võib-olla siiamaani kunagi teinud ei ole. See on esimene asi, et sa hakkaks üldse ootama või üldse mõtlema selle peale. Teine asi on see, et sul ei ole mingit profeteeringut, aga sul on mõistmine, sul on arusaamine, sul on taju. See on selline vaimne radar, võiks selleks nimetada. Et osadel inimestel Jumal annab seda sellist võimekust. Ja siis need inimesed kindlasti need ei tohi seda endal hoida, vaid see tuleb siis nagu välja tuua. Sest selle järgi me see on see meie mõistes natukene nagu see pasun, mis puhub. Ja me saame hakata nagu mõtlema, mis samme me teeme, sest täpselt Issaskari pojad olid just täpselt sellised. Et neid oli vähe, aga nad olid erilise andega, sest nad teadsid, mida Iisrael pidi tegema ja neid väga täpselt kuulati ja pandi tähele ja tehti selle asja järgi, mida nad ütlesid. Kus on meie täna need Issaskari pojad? Kus on see Issaskari võitmine, küsimine? Kas me teame neid inimesi, kas me tunneme, kas me näeme, kas me kogeme neid? Ja siit hakkame edasi minema, siis me hakkame rääkima, kuidas 2.0 vormis tähendab evangeeliumi kuulutamine praktilises mõttes. Mõni inimene ei ole võib-olla kunagi suud lahti teinud üldse Jumala teemadel. Hakkame sellest kõigepealt pihta, eks. Siis me võime rääkida Jumala vaimu juhtimisest. Iiri meil oli täna rääkimas sellest, kuidas ta ütles, et selliseid asju, mis Iiri Ermaküla siis rääkis meile täna sellest, et kuidas tema elus väga tihti inimesed suhtuvad juhuslikkusesse ja kokkusattumustesse. Aga et paljud ei saagi aru, et hoopiski Jumal on asjad niimoodi seadnud. Et need asjad, mis on neid nagu näiliselt kokku sattumus, et said kellegi kokku mingi väga tähtsal hetkel. Ta rääkis oma isa insuldist ja ta juhtus just seal olema ja just nagu õigel ajal õiges kohas. Ehk siis me võime rääkida 2.0, kuidas Jumala vaim meid juhib. Ei ole nii, et lihtsalt teed oma otsuseid ja loed kirja kohta, vaid siin on terve rida asju, mida meil on võimalik õppida ja mis me võime tõesti nagu isegi oodata Jumalalt. Muidugi, jällegi ma rõhutan, me ei tohi lolliks minna sellega. Ja see ei tohi minna äärmus, siis asi läheb väga kiiresti käest ära. Aga me kogu aeg pendeldame surnu ja tulekahju vahel. Ja kui me üldpilti aru ei saa, siis ongi väga keeruline. Samamoodi ülistus, samamoodi palvetamine, samamoodi, siin on need samad teemad tuleb nagu järjest kõik nagu läbi mõelda ja küsida, et kas me oleme jäänud mingisuguse tasemele või meil on vaja uuesti redefineerida või uuesti defineerida, mis tähendab seda, kui me teeme seda asja üleloomulikul nagu tasemel, sellise vee peale kõndimise nagu mõistes. Ma ei tea, kui palju see
palju te must aru saate, aga ma usun ja loodan tõesti, et need on need asjad, mida Jumal tahab teha. Mitte ainult ühes kirikus, vaid mida rohkem kirikuid sellega tegelevad. See tähendab, et me peame hakkama seal näituste saalis, kõik hakkama seal nüüd prohvetlikke koolitusi tegema. Pigem igaüks siis omaenda kirikus. Aga miks mitte vahepeal? Võib-olla me kutsume sealt Šoti sõbrad, eks ju, ja siis ma ei tea, meie oma liidu kogudused näiteks, me teeme siis näiteks, kutsume nii-öelda nemad, kes nad on rohkem võib-olla kogenud selles või hetkel kasutatuna. Ja me võime teha näiteks oma suvepäevad, 2-3 päeva, kus me siis õpimegi nende käest neid nüansse ja vaatame, kuidas Jumal neid kasutab ja võib-olla läheme pärast tuurile koos nendega ja siis teenime teisi kirikuid ja asju. Et siin on nii palju võimalusi teha ka koos neid asju, sest lõppkokkuvõttes me ehitame oma kirikud. Vaid me ehitame seda, et Jumal kuidagi pääseks liikuma meie keskel. Sest ma ei tea, minu meelest ta ikkagi nagu tegutseb tänapäeval või kuidas, või mis te arvate? Või ei tegutse? Arva tegutseb. Tegutseb, jah. Nii et tõusame üles ja lähme nende mõtetega praegult korraks Jumal ette. Kallis taevane isa, ükski meist ei suuda ega oska ega tegelikult me loomulikult ka ei taha vee peal kõndida. Seepärast, et see on meie maiste seadustega vastuolus. Vee peal ei saa keegi kõndida. Aga me teame, kes me oleme natuke aegagi olnud või mingi hetkegi olnud sinu koguduse liikmed, sinu perekonna liikmed, siis ma arvan, et me igaüks võime leida oma eludest neid momente ja neid kohti, kus me näeme, kuidas sa üleloomulikult oled meid aidanud. Ma usun, meil kõigil on olnud mingisugune kriisihetk, kus sa oled läinud, võib-olla isegi skeptik olnud mingites asjades ja äkki on Jumal kõnetanud sind, näiteks võib-olla venna või õe kaudu või mingi suvalise asja kaudu. Me teame, et sina teed ja tegeled ja juhid ja aitad inimesi väga erinevate kanalite kaudu. Aga väga tihti sa kasutad ka meid endid selleks, et me võiksime kogeda, Jumal, sinu erilist abi meie olukordades. Me teame seda, et kirik ei peaks ega tohikski olla selline isekas seltskond, kes mõtleb ainult iseendale ja oma heaolule. Vaid me oleme täna rääkinud, Jumal, sellest, et sina tahad meid läkitada välja, kuulutama kuningriigi evangeeliumi. See on see hea sõnum, et Jeesus päästab. Ja see ei ole mitte mingi selline ümmargune jutt, et kunagi saab inimene taevasse, vaid et Jeesus päästab nendest ka olukordadest, kus me täna oleme. Meil on palju asju, mis ei lahene selles elus. On asju, mis ei sünni koheselt. Aga ometigi meil on asju, mida me oleme näinud, kuidas sina üleloomulikult sekkud ja võid pöörata inimese saatuse täiesti teiseks. Need võivad olla meie ihuhädad, need võivad olla meie vaimsed hädad, need võivad olla mingisugused raskused valida elus mingeid valikuid või tehes mingeid valikuid või mingi tarkuse puudus. Kõiki neid asju me näeme, Jumal, sinu sõnast, et sina tahad ja soovid meid nendel teedel juhtida. Ja täna me palume selle arusaamisega, et me teeme enda poolt kõik selleks, et püha vaim, sina, kes sa elad meie sees, et sina võiksid meid kasutada. Me oleme kunagi öelnud juba palves, tule püha vaim. Jeesus, tule minu ellu. Nii me tavaliselt võtame vastu selle pääst. Aga täna, kui me oleme juba kristlased, siis me peame samamoodi ütlema sellele püha vaimule, tule minu ellu, kasuta mind. Julgusta mind astuma selle sammu sealt paadist välja sinna vee peale, et tegema selle usuhüppe või ususammu. Kui see oleks kerge, siis meil ei oleks usku vaja. Me lihtsalt teeksime seda. Aga sinu sõna peale, Jumal. Me kuuleme ja saame aru, et sa tahad, et terve kogudus võiks teha selle ususammu lähemale sinu asjadele, et sina saaksid meid kasutada nendes üleloomulikus asjades. Ja sellepärast, Jumal, ma palun praegu, et sinu püha vaim
võiks anda meile kõigile see igatsuse või selle igatsuse olla sinu poolt kasutatud. Täname, kiidame sind selle eest. Issand, ülistame ja kiidame sind selle eest. Laulame laulu. Kas oled näinud lootust pimeda mehe silmas? Kas oled kuulnud tänu elul alla jäänu käest? Kas oled näinud taastamist valude poolt puretud kehas? Kas oled näinud algust uut, kas valgus pimeduses näed? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Kas oled näinud, kuidas murtud süda jälle terveks saab? Kas oled näinud seda, kuidas langevad ahelad? Kas oled kuulnud laulu suust, mis seni ainult sajatad? Kas oled kohanud armastust südamest, mis ainult ihastad? See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb. See on see, mis Jeesus teeb täna veel. Me ei saa palve üks hetk. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu. Nii kui taevas, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal. Nõnda ka maa peal. Meie igapäevaleib anna meile tänapäev ja andesta meile meie võla. Nii kui meiegi andeks anname, päästa meid kurja käes. Sinu on riik ja sinu on au ja sinu on vägi igavesti amen.
sinu on riik ja sinu on au. Sinu on vägi igavesti ja amen. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, su tahtmine sündigu. Nii kui taevas, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal, nõnda ka maa peal. Meie igapäevaleib anna meile tänapäev ja andesta meile meie võla. Nii kui meiegi andeks anname ja päästa meid kurja käe. Sest sinu on riik ja sinu on au ja sinu on vägi igavesti ja amen. Sest sinu on riik ja sinu on au ja sinu on vägi igavesti ja amen. Sest sinu on riik ja sinu on au ja sinu on vägi igavesti ja amen. Sest sinu on riik ja sinu on au ja sinu on vägi igavesti ja amen. Ja sinu on riik ja sinu on vägi ja sinu on au igavesti ja amen.